tere tulemast tagasi ja täna ma võtan endaga teid kaasa ja põhimõtteliselt mul on täna chill päev, aga ma näitan siis, mida ma päevas söön. Siis kurk, röstsai, sulajuust, muna, furikake, maitseaine, marineeritud sibul, avokaado. Praegu ma siis vaatan telekast Eesti parim pagar. Sobib nii hästi söömise kõrvale. Kell on 11:30 vist umbes midagi ja pre-workout snack on siis rõngupagari gamapatoon. Need on minu viimase aja üks obsessionitest ja koostisosad on väga head. Seega see sisse ja lähme teeme trenni. Kui te mõtlete, et kuidas fitness inimesed nii vormis on, siis noh, me sööme nagu kõik teised, nagu ma tahtsin seda filmida, sest et tahangi nagu näidata, et noh, kuidas ma nagu söön ja kaal säilib, vorm säilib, kõik on nagu hästi, see sobib mulle ja ma ei salli nagu neid influkaid, kes näitavad ebarealistlikke nagu toidukordi, ma ei tea. Ärge neid poest ära oska, aga need on minu lemmikud friikad, 2,2 grammi rasva 100 grammis. Ehk siis lõuna tuleb airfryeris friikad, mingi kaste, värske salat ja kanapintsuliha. Voila, lõuna on valmis, ehk siis friikad, tomat, kurk, hapukurk on ju marineeritud kurk, kintsuliha ja ketšup. Ja selline ta on. Ja tisu. Kas sa tuled minu vlogi ka või? Kas sa kutsud või? Jaa. Räägi, kui hea Alma kodujuust on. Et ma saaks koostöö äkki. Tunnista neile, et ma olen suvest saadik seda ostnud ja söönud iga päev. Peale lõunat siis kodujuust. Õhtu on käes. Kell on 9 ja peale 6 võib süüa. Söögiks siis tuleb
laktoosivaba kohupiim ja sulatatud marjad peale. Ja that's it for today. Hommikust, kätte on jõudnud uus päev ja hommikusöök oli sama ja batooniks oli siis täna tofu dairy bar siis jõhvika maitseline. Tegin eile seda what I ate in a day ja nagu siis ma vaatasin, et lõpuks oli ainult 6 minutit kokku contenti, et siis ma mõtlesin, et ma filmin kas 2 või 3 päeva. Võib-olla teil on nagu huvitavam näha rohkem päevi, et mis võib muutuda. Näiteks täna ma lähen Ülemistesse, annan trenni, olen natuke liikuvam, et jaa. Sul on musta värvi kraanikauss, siis ma avastasin, et internetist, et häkk on see, et tee kraanikauss oliiviõliga üle, et siis ei jää neid veeränte ja kõike seda. Lõunasöögi aeg on käes ja praegu ma mõtlen, mida ma teen. Ma arvan, et kuna mul on kopis kanafileed, siis ma praen, või teen airfryeris kanafilee tükid 8 minutit kõigest ja makaron on keedetud mul valmis, seega teeme mingi makaroni kanaga. Kes viitsib nagu noaga tükeldada kana, siis Raido õpetas mulle sellist asja, et kana tuleb lõigata kääridega. Kanatükid. Naks. Aeg mõtlen, kas ma ikka peaks oma retseptiraamatu tegema, sest et reaalselt ma ei tee nagu fansitoite, ma ei mölla ahjus, ma ei küpseta. Ma reaalselt lõigan kõike kääridega ja reaalselt toidu tegemine peab olema reaalselt lihtne, nagu maksimum, mida ma olen nõus köögis nagu veetma toitu tehes. 20 minutit lagi. Või siis teha sellist toitu, et prep on lihtne ja ma lahkun köögist ja ma jätan ta taimeriga oma asja tegema. Ma nagu ei usu endasse, et ma oleks mingi hea toidutegija. Ma üritan. Siis kana on siin airfryeris ja nüüd ma panen maitseained siia peale ja 9 minutit, 8-9, sõltuvalt kui suured tükid. Põhimõtteliselt eile te väga ei näinud, et ma oleksin valmistanud mingit lõunat. See oli lihtsalt airfryerisse panek ja kana oli ka juba tehtud, nii et aga täna näete, ma pean tegema uue kana. Üldiselt, kui ma teen süüa, siis ma teen alati nagu pulki, et keedan muna mingi 8-10. Teen kana suures koguses, kuivained, makaronid, kõik asjad nagu kohe nagu mitu toidukorda, sest ma ei kavatsi iga päev süüa teha. No, thank you! Põhimõtteliselt ma käisin oma koostööpakil järgi. Nemad on siis Vital Harmony ehk siis Go Get Fit on minu lisandite eest siis hoolitsenud, viimasel ajal saatnud mulle kõike esmavajalikku, D-vitamiin, omega C-vitamiin, kõik tuleb nende poolt. Enne kui ma lähen nüüd Ülemistesse trenni andma, ma söön ära kodujuustu ja fruktoosi ehk siis pirni ja kiivit. Puuvili pluss kodujuust, klassikaline vahepala. Jõudsin just koju ja ühesõnaga ma andsin trenni, tegin samme ja siis ma käisin blenderis ja nüüd ma võtsin koju ja nüüd ma pean ühel pakil veel järgi käima ja siis vaatame, mis meie viimane toidukord täna on. Saate aru, ma olen 3 päeva käinud läntimas seda. Tühi on olnud, yes! After.
Guten Morgen, Guten Morgen. See on üks osa, mida ma ei ole näidanud, aga ja see on halb osa. See, et ma ärkan üles ja ma juun kohvi. Nii, ma ei tea, väga kaootiline, aga põhimõtteliselt ma filmisin content'i. Läks jõhkralt kiireks, seega ma sain ühe kavabotooni juttu. Ma andsin nüüd trenni ära. Nüüd ma söön siis ühe kodujuustu ja põhimõtteliselt makaron, kara ja kurk.